Väidetavalt jätkuvad rünnakud. Umbes 20 minutit tagasi teatasid Iraani uudisteagentuurid, et USA alustas veel rünnakuid Iraani lahe Kishmi saare ümbruses, mis asub Hormuzi väina lähedal. Ja see toimub ajal, mil USA president Donald Trump kaalub ilmselt, kas sõda Iraaniga oluliselt eskaleerida. Laual olevad võimalused on kindlasti märkimisväärsed. Teatatakse, et Trump korraldas sel nädalal olukorratoas kohtumise, kus arutati võimalust hõivata Kargi saar USA vägede abil ning pommitada tuumaga seotud tunnelikompleksi nimega Pickaxe'i mägi. Ja tema enda sõnade kohaselt Fox Newsi eetris ähvardas ta järgmisel nädalal sihtida Iraani elektrijaamu ja sildu, kui Islamivabariik ei tule läbirääkimiste laua taha. Trump lisas ka, ja ma tsiteerin: meil on teised inimesed, kes teevad meie eest maismaaoperatsiooni. Keegi pole täpsustanud, keda ta silmas pidas, aga meiega liitub nüüd Jason Brodsky. Ta on organisatsiooni United Against Nuclear Iran poliitikadirektor ja ta liitub meiega nüüd. Jason, kui reaalsed need võimalused on ja kui lähedal arvad sa, et Trump on tegelikult tegutsemisele? On tore teiega olla. Ma arvan, et need on väga reaalsed. Iraani režiim on tõestanud, et isegi siis, kui Ameerika Ühendriigid pakuvad väga heldet sanktsioonide leevendamise paketti, vastastikuse mõistmise memorandumi kohaselt oleks see võimaldanud neile esimest korda aastakümnete jooksul naftat dollarites kaubelda. Alustada arutelusid varade külmutamise lõpetamise üle ning pakkuda $300 miljardi suurust investeerimisfondi ülesehitustöödeks või osa lõplikust kokkuleppest. Isegi siis lasi Iraani režiim selle vastastikuse mõistmise memorandumi omaenda halva käitumisega õhku. Ja ma arvan, et president Trumpil on õigus. See vastastikuse mõistmise memorandum oli proovikivi ja Iraani režiim kukkus selles läbi. Viimased 47 aastat on selles samas katses läbi kukkunud nii demokraatide kui ka vabariiklaste valitsuste ajal. Ja mingil hetkel peame lõpetama uute võimaluste andmise. Teate, Kargi saare hõivamise idee, mille kaudu liigub umbes 90% Iraani naftaekspordist, oleks lõpuks üks kõige olulisemaid sõjalisi operatsioone, mida me Lähis-Idas aastakümnete jooksul näinud oleme. Me teame, et üks erru läinud USA kindral ütleb avalikult, et Washington peaks seda tegema, aga kui tõsiselt sõjaväeline juhtkond seda tegelikult kaalub. Ja mida see sõja jaoks tähendaks, kui see juhtuks? Ja kas see on üldse võimalik? Jah, ma arvan, et see on võimalik. Ma arvan, et Ameerika Ühendriikidel on selleks plaanid ja ma arvan, et president Trump kaalub seda tõsiselt. President Trump on tegelikult rääkinud Kargi saare hõivamisest juba 80-ndatest alates. Nii et mind ei üllataks, kui see on osa olukorraruumi aruteludest. Ameerika Ühendriigid peavad olukorda eskaleerima, et muuta strateegilist olukorda piirkonnas ja teravdada Iraani režiimi valikuid. Ja valu on viimastel päevadel ainult kasvanud, kuna USA sõjalised rünnakud on sagenenud nii tempolt kui ka iseloomult. Ja Ameerika Ühendriigid näitavad siin võimet olukorda eskaleerida ja just seda nad peavadki tegema. Muidugi, Pickaxe'i mägi on sügavamal kui Natanz ja Fordo. Need on kohad, mida USA ja Iisrael on juba pommitanud. See tähendab, et tavalised punkripombid ei pruugi sinna tegelikult ulatuda. Nii et Trump ütleb, et ta tegutseb, kui Iraanist saab toimiv tuumarajatis. Aga kas USA on tegelikult võimeline seda hävitama, kui see juhtub? No, ma arvan, et operatsioon Pickaxe'i mäe neutraliseerimiseks võib hõlmata maavägede osalemist. See on midagi, mida president peab kaaluma. Ilmselgelt kujutab see endast tohutut riski kõigile USA vägedele, kes on maapinnal. Aga on ka teisi võimalusi, mida saame kasutada ilma maismaa jõude Pickaxe'i mäe lähedale saatmata, mille kasuks president võib praegusel hetkel otsustada. Ma arvan, et ta jätab endale võimaluse eskaleerida, kui Iraani režiim jätkab provotseerimist ja rikub kokkuleppeid, millega ta algselt nõustus. Nüüd peame muidugi märkima, mida Trump Fox Newsile ütles. Ta ütles, et teised inimesed hoolitsevad maismaaoperatsiooni eest. Ta ütles, me teeme maismaaoperatsiooni. Need on tema täpsed sõnad. Kellest sa arvad, et ta räägib? Ilmselgelt oleme selles saates varem arutanud võimalust, et kurdi jõud mängivad selles rolli. Ja kas Iisraelil on selles arvestuses mingi osa? Maismaaoperatsioonis võib olla Iisraeli komponent. Maismaaoperatsioonis võib olla ka varjatud komponent. Nii et ma arvan, et president vihjab kindlasti millelegi. Aga jällegi, meil USA-l on võimalus sihtida ka teisi kohti peale Kirkamäe, mis tekitavad Iraani režiimile palju valu. Hästi, sooviksin teid tänada meiega liitumise eest, Jason Brodsky. Aitäh!
Nüüd pöördume meie stuudios olevate külaliste poole. Jakov Lappin, julgeolekuanalüütik ja Ross Handler Reporti saatejuht. Ja loomulikult meie rahvusvaheliste suhete analüütik Dan Perry, kes on Associated Pressi endine Euroopa ja Lähis-Ida toimetaja. Olgu praegu tuleb palju retoorikat USA presidendi Donald Trumpi suust. Ma arvan, et küsimus on praegu selles, mis tegelikult on muutunud. Sest vahevalimised on ikka veel ees. Me teame, et Ameerika avalikkuse toetus uuele sõjategevusele ei ole eriti suur. Kas on midagi konkreetset juhtunud, mis paneb Trumpi praegu neid avaldusi tegema? Ma arvan, et Lähis-Idas on 2 ajajoont. Üks ütleb, et enne vahevalimisi ei saa midagi juhtuda, see viib meid oktoobrini. Ja see on lihtsalt liiga palju, sest praegusel hetkel peab Trump seda tegema. Teine ajajoon on see, et me ei saa nii kaua oodata, sest iraanlased kombivad piire ja muudavad ameeriklaste jaoks võimatuks mitte kiirendada vastumeetmeid nende tegevusele juba enne vahevalimisi. Ma arvan, et Trump pidi järeldama, et tekitatud kahju ja laiemad Ameerika huvid peale poliitilise aspekti, kui me suudame uskuda, et Trump suudab nii mõelda. Aga võib-olla ta vahel suudab. Või on see tema ego, sest ta nägi välja nagu täielik kaotaja. Põhimõtteliselt nõuab tegutsemist. Hästi, Jakov, ma tahan sinuga rääkida sellest ideest, et Iraanis võiksid olla maaväed. Ja Trump ütles, et tal on inimesed, kes seda teeksid ning kuidas Iisrael sellesse puutub, eriti kuna Iisraelil on samuti valimised tulemas oktoobris. Mida sa arvad, mida Iisrael on valmis tegema? Kui kaugele on Iisrael valmis minema, kui jutt käib võitluse jätkamisest Iraani Islaamivabariigi vastu? Esiteks kõigepealt Iisrael on praegu pigem kõrvaltvaataja rollis, sest see võitlus praegu, ja ma nimetaksin seda madala intensiivsusega võitluseks, kestab juba päevi ja päevi. Ameerika Ühendriigid kasutavad vaid väikest osa oma tegelikust tulejõust ja keskenduvad lõunarannikule, sest see on võitlus Hormuzi väina tuleviku pärast Iraani ja Ameerika Ühendriikide vahel. Ja Iisraeli huve see eriti ei mõjuta. Välja arvatud see, et mida kaugemale see liigub halvast vastastikuse mõistmise memorandumist ja halvast diplomaatilisest kokkuleppest Iisraeli vaatenurgast, seda parem. Seega on Iisraeli huvides takistada Islamivabariigil ähvardavate võimete loomist. See tähendab tuumavõimekust, ballistilisi rakette ja käsilasrühmitusi. Seega ma ei ootaks Iisraeli sekkumist Kargi saarega seotud küsimustesse. Vähemalt mitte otsest sekkumist. Kui üldse, siis oleks see Ameerika operatsioon. Ja on palju põhjuseid, miks president Trump on seni kõhelnud seda teha. Neil ei oleks raske Kargi saart üle võtta, aga sinna jäämine ja IRGC kampaaniaga tegelemine Ameerika vägede vastu koha peal on hoopis teine lugu. Ja see tähendaks, et Trump satuks sisuliselt samadesse probleemidesse, nagu president Bush sattus Iraagis. Isegi kui see on väike vägi ja ta ei taha sinna minna. Iraanis on ka teisi sihtmärke, mille vastu Iisrael võiks potentsiaalselt korraldada komandorünnakuid, kuid need on väga riskantsed. Ja esimene plaan põhineb alati õhujõududel. Tead, Iisrael kaaluks maismaa komandorünnakuid Iraanis ainult väga tõsises olukorras. Aga kui see juhtub, siis oleks see tuumarajatise vastu, mitte Kargi saare või naftarajatiste vastu. Nendega tegeleks Iisrael alati õhust. Õige. Väga kiiresti. Ma arvan, et maavägede kasutamiseks on 2 erinevat viisi. Üks on teatud alade okupeerimine, näiteks Iraani rannik Hormuzi väina lähedal. Ja teine on tõepoolest komandooperatsioonid. Iisrael, kellel on juba väed Süürias, Liibanonis ja Gazas, ei ole vaja osaleda Iraani okupeerimises. Ma välistan selle. Aga komandooperatsioonid, kus Iisraeli erilised võimed või luure võivad mängu tulla, on riskantsed, nagu Jakov ütleb, kuid mitte mõeldamatud, eriti kui oleks vaja tuumamaterjali välja tuua, kui selline olukord peaks tekkima. Õige. Ja muidugi, nagu te teate, valimised on tulemas ja on väga huvitav näha, kuidas see mõjutab Netanyahu otsuseid lähikuudel, kui jutt käib Iraanist.